Oh my god. Andres. Kas sa ei suutnud siis vähem süüa? Hea küsimus. Ülekaal on see, mis kogu aeg aastalt aastasse kuidagi nagu ülespoole läheb, mitte ei lähe allapoole. Vale toitumine, valed võib-olla toiduvalikud ja alkoholi joomine ja kõik muud sellised asjad. Aga järelikult mul iseloom on ikkagi nii nõrk, sest ma olen ju teinud Ironmani läbi kogu selle Ironmani projektiga. Ju läks tegelikult väga märkimisväärselt vähe. Ma olen iga oma toiduaine üles pildistanud, ma olen kaalunud toitu. Ozempiku kogused läksid juba niivõrd suureks, et lihtsalt ei ole mõtet seda süsti enam teha. Aga nüüd sa oled siis ikkagi otsustanud minna seda teed, et peab sekkuma kirurg ja muud moodi enam ei saa. Muud moodi ei saa, jah. Siin on lihtsalt põhjus väga lihtne, sellepärast, et nagu kirurg ütles, et ega 5 ja 10 aastat veel, siis ma olen 200 või 250 kilo, et see on juba päris jõhker, see on juba tervisele ohtlik. Mul on ju väike laps, eks ole, et isa ikkagi veel elaks kaua, mitte ei oleks nagu 10 aasta pärast vaevleks mingisuguste kaaluprobleemide käes. Aga mul oli vaja nagu mingisugust, nagu mingit võtit ja ma loodan väga, et see võti ongi see. Oled sa närvis ka? Ma olen väga närvis, jah. Seda on näha. Ja mida sa kardad kõige rohkem? Ma kardangi seda, et läheb valesti midagi. Mis asi? Ma ei tea, tuleb mingi trombopi ajal, ma ei tea, siis langed kooma ja siis sured üldse lõpuks ära. Kas see on see oht? Sa lugesid kindlasti selle opi kohta? On muidugi oht. Oht on alati. Igal kirurgilisel protseduuril on alati oht. See on nagu see, kui sa oled karusselli peale ja mõtled, et sinu see karusselli korv lendab raudselt sealt küljest ära, nagu poldid on lahti. No ükski operatsiooni ei ole 100% ohutu, võib ikkagi esineda veritsusi, võib esitada selliseid spetsiaalseid probleeme pärast neid bariaatrilisi operatsioone. Lekkeid nendest uutest ühendustest võib olla tegemist sellise ebatüüpilise anatoomiaga, mingi ebatüüpilise situatsiooniga. Mis selgub siis opi käigus, eks ju? Ja see selgub opi käigus, et kõigeks peame meie ka valmis olema. Andres saab täna sellise kaalukirurgilise operatsiooni. Plaanis on meil teha maast mööduhtuv operatsioone, konkreetsemalt mini-bypass operatsioon, mis tänapäeval on küllalt populaarne, on suhteliselt väheste tüsistuste ja väheste riskidega operatsioon ja väga efektiivne. See ei ole ju mao vähendusoperatsioon, seal tehakse jah mingi organismist midagi ei eemaldata, selles mõttes nagu anatoomiat ei muudeta. Tema enda maost rekonstrueeritakse spetsiaalsete meditsiiniliste instrumentide abil väike piklik magu ja ühendatakse peensoolega. Kusjuures 1,5 meetrit peensoolt samuti juhitakse maost mööda. 1,5 meetrit peensoolt ei võtta seedimisest osa, ka kõik need söödud kalorid ei emendu. Kui kiiresti seda tulemust umbes nägema hakkab, et millisel hetkel juhtub see, et näiteks me hakkame nägema, et Andres visuaalselt, ma ei tea, muutub? 6 aja pärast, ma 6 aja pärast? Juba. Loodetavasti. Teine mees? No teine mees veel ei ole päris, aga... Siis hakkab vaikselt minema, jah? Loodetavasti, jah. Palju sa alusid täna hommikul?
Täna hommikul ma kaalusin täpselt 130,9 kilo. Nagu kuhu sa tahaksid jõuda oma selle kaaluga? Ma arvan, et 90-95 on selline väga okei, millega ma oleks väga rahul ja seda ma tahaks hoida ka elu lõpuni. Taas mott jälle tõmmata, aga hästi palju uuringuid on tehtud, et see kaal tuleb teinekord tagasi. Tegelikult see protsent on alla 10. Muidugi on võimalik magu jälle ära venitada, suuremaks teha. Ma loodan kindlasti juba seda ei tee ja ma selle aastaga suudab aju ikkagi nii palju ümber mõelda, et su toidukogused ongi väiksemad ja sa natuke söödki teadlikumalt ja tervislikumalt ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis ikkagi peab olema, endal peab iseloomu olema, sa pead olema järjepidev, distsipliin peab olema. Täpselt. Operatsioon, elustiili muutmine, toitumise jälgimine, kõik need 3 asja koos, siis võib saada väga hea tulemuse ja pikaajaliseks. Andres, me oleme siin, kõik on hästi. Kõik on hästi, ja Jürgeniga terve aeg siin on. No nii. Vaikselt taastun, ärkasin üles. Hea ei ole. Ei oska midagi rääkida ka. Pikutan ja magan natuke edasi. No nii, eile oli operatsioon, nüüd on siis aega mööda läinud ja näed, olen püsti. Tujuga isegi natukene parem või noh, tegelikult päris palju parem, et saan juba ringi liikuda siin kenasti ja mis ma siis tilgutit olen saanud ja toitu pole veel ühtegi ampsu saanud, aga nüüd toodi mulle siis Actimelli. Nüüd ma saan midagi juba natukene siis nii-öelda süüa või siis juua pigem. Nii et üllatavalt kiire taastumine, et selle üle ma olen küll väga-väga üllatunud. Esmaspäeval oli operatsioon, täna siis 5. päev taastumist kerge jalutuskäiguga jälle. Õnneks on mul jälle sõber koer Dorado kaasas, kellega saan jalutada. Ja selline mõnus õhtune väikene paarikilomeetrine ring. Ja mis ma oskan öelda? Tuju on hea, liigun, olen püsti. Söön väga vähe. Praegusel hetkel veel nagu mingisuguseid selliseid jõhkraid tagasilööke ei ole, nii et paneme edasi, vaatame, mis saama hakkab. Muidu täna hommikul käisin kaalumas ka, et operatsioonipäevast kuni tänaseni siis 6 kilogrammi läinud. No nii, nädal tagasi oli meie operatsioon. Ma praegu istun siin meie raadiopundiga Pärnus, siis ma olen selle nädalal Pärnust eetris, aga ma tulin eraldi laudistumisest, kõik tellisid omale head ja paremat ja kuigi mul on kõht täis, siis lihtsalt see teadmine, et ma ei tohi ühtegi tükki pitsat võtta, siis see on natuke selline vastik tunne, ma parem tulin eemale. Muide kokteiliga, alkoholivaba kokteiliga, ma võtsin kreibi, mahla, mulliveega, nii palju suutsin ära juua, rohkem ei suuda. Kõht on liiga täis. Selline elu on, aga muidu on enestunne täitsa super ja väga-väga mõnus on olla. Üks nädal möödas, paneme edasi, peaaegu 10 kilo on kadunud. Umbes saab siis 2 nädalat minu operatsioonist ja täna on siis esimene päev, kus mul õrnalt siit rinna alt nagu kuidagi, kuidas ma ütlen, nagu pistab või pitsitab või noh, natukene on selline imelik tunne, aga see pidi okei olema, et võtab veits aega ja siis keha harjub, et imeväikesed on tõesti need portsud, mis ma söön. Ma arvan, et ma olen paar korda üle söönud teadmatusest või ma ei oska kuidagi aeglaselt süüa, aga suures pildis on kõik hästi. Tänase seisuga umbes 9 kilo on läinud. Jalutan ikka koeraga ja toimetan vaikselt. Nii on.
Vaat siin on jällegist see mööda rääkinud, kõik arvavad, et see operatsioon on nii tore, et lähed operatsioonile, võtad alla ja siis on rannakeha. Mina mõtlesin küll nii. Rannakehast on tegelikult asi väga kaugel, sellepärast et nahk jääb rippuma, see kiire kaalulangetus ja see tuleb omamoodi veel operatsioonidega ära taastada, aga kindlasti ka trenni ja kõige muu sellise asjaga, et kui siin nagu süvitsi sisse minna, siis tegelikult see on päris keeruline protsess kogu see asi.